nii Ranno, räägime algavast rallist. Oleme jõudnud selle aasta siis viimase rallini, ralliks on Ralli Liepa ja Läti meistrivõistluste 6. ja 7. etapp. Meid ootab ees kindlasti väga selline tõsine 2 pikka päeva. Esimesel päeval sõidame 6 katset ja teisel päeval on samuti 6 katset plaanis. Korduvkatsed on esimesel päeval 2, teisel päeval ainult 1, nii et me saame üksjagu palju teha legenditrenni enda jaoks nii-öelda. Katsed on huvitavad, on väga kiired osakondi, on väga palju sellist metsavaeg, kitsast, tehnilist, et paras väljakutse ja selline kindlasti nagu keeruline, et pead ennast ümber programmeerima sellise kiire ja kohaga mingi aeglase sõidu jaoks. Hooaja viimane etapp siis meil ja eks proovime sõita kiiresti ja meil on hetkel seis selline, et oleme oma klassi teisel kohal. Plumsiga on meil vahe hetkel 11 sekundit ja ralli tuleb põnev, et siin on 2 etappi järjest ja viimasele etapile antakse, siis pühapäevasele etapile antakse veel topeltpunktid ka, et kõik on võimalik ja et parandada oma hetkepositsioon siin meistrivõistlustel ja eks proovime anda endast parima, et teeolud on siin ägedad, kiired ja eks ma usun, et tuleb päris hea heitlus Plumsi käest, ta saab ise ka väga hästi aru, et me oleme tal sabas kinni ja eks ta pingutab ka ja eks näis, mis lõpuks pühapäeva õhtul tuleb, et vaatame, loodame parimat. Päev oli selline mõttes päris niisugune pikk ja teguderohke, et saime sõitu üle 100 kilomeetri. Tõsine rallipäev. Et hommikul esimestel katsetel ei saanud nagu õiget rütmi ja võib-olla ei olnud head äratust. Ja tegime mõned väiksemad sõiduvead, aga ütleme, et 3. katse ja peale lõunakatsed olid juba päris niisugune mõnus ja sõidetav. Kuigi hea sellel teisel läbimisel tekkis päris kõva rööba, et vahepeal oli päris tõsine tegemine, et autot tee peal hoida. Aga vaatamata sellele saime auto tervest tükis finišisse ja lõpp on väga hea. Esimene päev nüüd päeva kokkuvõtteks oskan nii palju öelda, et tegelikult päev läks üpris untsu, et siis generaatori peal olev juhe, mis
annab signaali auto ajule ja kogu süsteemile, murdus ära ja seetõttu autol kadus stardi eel jõud ära ja siis poole katse pealt saime aru, et enam see auto kuskil ei liigu ja nii ta oli, et poole katse peal jäime seisma. Kaotasime seal nüüd umbes 4 minutit ja ütleme nii, et kõik meie lootud, et selleks nädalavahetuseks on läinud ja autosport on tehnikasport ja juhtub kõike ja eks siin ei saa midagi muud öelda. Et läks nagu läks, aga eks me proovime ikka homme anda endast parima ja eks näis, mis seal lõppkokkuvõttes tuleb, et ei oska nüüd praegu küll midagi öelda. Teine päev, hommikul ei saanud päris hästi ennast käima, et oli jälle niisugune unine. Ja pärast õunased katsed juba sobisid päris hästi, tunne oli hea, sõit oli mõnus, et siin hakkasime juba vaikselt ka tõusma absoluudi tabelis. Aga viimasel katsel kahjuks läks seekord niimoodi, et pidime katkestama, et lõhkusime auto ära, et ühes päris kiires kurvis vajus auto välja ja sinna me jäimegi. Klassivõidu me saime see aasta Lätimaalt, et see oli kindlasti meil eesmärk number 1. Loomulikult me siin pushasime, et saada absoluudi võitu. Aga kahjuks me vist ikkagi jäime teiseks absoluudis. Aga ma arvan, see on ka väga hea tulemus, esimene täishooaeg Lätit sõita. Väga raske on praegu öelda uue aasta plaane, et kõigepealt teeme auto korda ja vaatame siis, mis uue aasta toob. Et kindlasti sõita tahaks.